Tere! Täna jätkame teise videoga. Hääl on mul seekord natuke teistsugune, mul läks mikrofon katki, aga eks ma kunagi ostan homme. Teine video on siis sellest interneti kontrolliseeriast, kes teenib, kui internet hakkab ID-d nõudma, digitaalset ID-d. Eelmises videos rääkisime sellest, miks ma pean laste kaitsmist internetis vajalikuks, aga miks ma ei usu, et kogu interneti muutmine vanuse kontrolliga süsteemiks on selleks kõige mõistlikum lahendus. Sest meil on olemas juba päris palju erinevaid, palju täpsemaid vahendeid ja kasutusel olevaid vahendeid. Lapsekontod, lapsetelefon, rakenduste piirangud, vanemlik kontroll, on olemas ka seadme tasandil filtrid ja koolidel on ka olemas erinevad telefonireeglid. Et nutitelefoni tundides ei või kasutada. Aga poliitika liigub hoopis teises suunas. Mitte ainult lapse seadet ei saa muuta kontrollitavaks, vaid et internet ise peab hakkama kontrollima, kes sa oled. Ja kui selline süsteem kohustuslikuks muutub, tekib järgmine väga lihtne küsimus. Kes sellest kogu jurast majanduslikult võidab, kes kasu saab? Siis kui riik kirjutab seadusesse, et miljonite inimeste vanust tuleb kontrollida, siis kusagil peab olema ettevõte, kes seda kontrolli teostab ja talle makstakse sellest. Kunstlikult loodud uus probleem loob uue turu. Vanuse kontroll ei ole nagu uus tehnoloogia. Alkoholi, hasartmängude ja muude vanuse piiranguga teenuste puhul on mingisugust identiteedi kontrolli tehtud juba ammu. Uus on hoopis see potentsiaalne mastaab, mis meid ees ootab. Suurbritannia näiteks Online Safety Act on toonud vanuse kontrolli internetis väga suure hulga teenuste ette. Ofcom 26. aasta raport näitab, et teenused kasutavad selleks nii enda ehitussüsteeme kui ka kolmandaid osapooli ehk spetsiaalseid vanuse kontrolli ettevõtteid. Mõnel juhul makstakse iga kontrolli eest eraldi. Mõnel juhul kasutatakse kuutasu või mahupõhist hindamist. Ofcomi enda andmetel hinnati 25. aastal ühe kontrolli maksumuseks umbes 50–30 penni. 26. aastal tegelikes andmetes oli mediaan ligikaudu 6 penni ja enamik kontrollidest maksis alla 10 penni. 6 penni ei kõla nagu millegi erilisena. Aga korrutame seda näiteks miljoni kasutajaga. See on siis 60 000 naela. 10 miljonit on 600 000 naela. Ja 100 miljonit kontrolli juba 6 miljonit naela. Ja see on ainult kontroll ise. Ehk siis väike täpsustus, see on iga kord, kui sa lähed näiteks mingisugusele websaidile, kus on kontroll kohustuslik, iga kord toimub see maksmine. Mitte sina ei maksa, aga siis ilmselt see ettevõte, ettevõte, kes see vanuse kontrolli teenust pakub, saab iga kord, kui toimub vanuse kontrolli testimine. Ehk siis kujutage ette, mitu korda päevas käite Facebookis. Mitte see, et kui kaua te olete Facebookis, vaid kui mitu korda te avate rakendusse, mis on näiteks Facebooki arvu. Teete lahti, panete kinni, teete oma asju, teete uuesti lahti, panete kinni, teete uuesti lahti, panete kinni. Ja nii edasi, nii edasi. Ehk siis päeva jooksul võite päris mitu korda seda isikutuvastusteenust kasutada. Ja seal tulebki see raha sisse. Pealegi, see mis ma ütlen, see on ainult kontroll ise. Sellele lisanduvad veel integratsioon, programmeerimine, kliendi tugi, auditid, juriidiline töö, monitooring ja kõik ülejäänud, mis tekib siis, kui täiesti tavaline veebileht peab hakkama täitma identiteedi kontrolli funktsiooni. Ofcom leidis, et süsteemide esialgsed integreerimiskulud olid paljudel juhtedel 10 000 naelades. Mõnes suure ettevõtte puhul ulatusid kombineeritud kulud miljonitesse. Ja siit
Siit sünnib täiesti uus tööstusharu. Mitte tingimata seetõttu, et keegi oleks kusagil salaja plaani kokku kirjutanud, aga võib-olla ka oli, me ei tea seda, vaid palju lihtsamal põhjusel. Seadus loob kohustusliku nõudluse. Ja seadus ütleb, et sa pead kasutajavanust kontrollima, siis ettevõttel, kes seda kontrolli müüb, on nüüd klient, kellel ei ole eriti mingisugust muud valikut. Aga kes need nagu ettevõtted üldse nagu on? Üks tuntumaid näiteid on Persona. Et ma ei hakka praegu vaatama, aga seda näiteks kasutab praegu Reddit. See on niisugune foorum. Reddit ütleb oma kasutajatele otse, et teatud juhtudel võib vanuse kinnitamiseks vaja olla Persona kaudu teha selfie või esitada isikut tõendava dokumendi foto. Reddit ise dokumenti ega selfie't enda sõnul ei saa, ehk seda andmed ei kogu. Persona teenust kasutab vanuse kontrollimiseks ka näiteks OpenAI. See on siis ChatGPT. Ka seal läheb dokumente või selfie Persona süsteemi ning OpenAI saab tagasi eelkõige nende lihtsalt vajaliku vanusinfo, mitte kasutaja dokumendi ennast. Discord on jälle üks koht, kus inimesed suhtlevad. Ka foorumi taoline, aga kus saab ka pilte videosi jagada. Discordi kasutab jällegi teist teenuse pakkujad, KID-d. Ühe võimalusena saab vanust hinnata isegi kasutaja enda seadmetes nii, et videopilt ei lahku telefonist. Teise võimalusena saab kasutada dokumenti ja selfit. Seega ei ole olukord nii lihtne, et valitsus kogub nüüd kõikide passid ühte suurde andmebaasi, praegu vähemalt mitte. Aga uus nästus on ikkagi oluline. Interneti kasutaja ja veebilehe vahel tekib uus kohustuslik vahendaja. Ja see vahendaja tegeleb ühe kõige väärtuslikuma andmeliigiga, mis inimestel üldse on olemas. Nii-öelda tema identiteet. Aga probleem on selles, et viimasel ajal on hästi palju isiklikku infot, ehk siis teie ID-kaart, mitte teie konkreetselt, aga põhimõtteliselt ID-kaartide pildid ja muu isiklik info on olnud lekitatud internetti, mitte lekitatud, aga häkitud. Ütleme tavainimesel väga vahet ei ole. Ja siin tekib omamoodi küsimus, et kui sinu ID-kaardi andmed lekitatakse, siis mis edasi saab? Võib-olla Eestis see ei ole probleem, aga ma tean, et osades riikides on täitsa jama värk, kui sinu isiklikku koodi on teada, sest seda kasutades on võimalik võtta pangalaene ja muid igasuguseid huvitavaid asju teha. Ja minu meelest see, et sinu ID-kaardi kood on kuskile nagu levinud, ei ole põhjus uue ID-kaardi koodi saamiseks. Ehk siis, see on veel üks väga huvitav asi, millega inimesed hakkavad tulevikus tegelema. Tõendama, et sa ei ole eesel. Et sina ei ole see, kes laenu võttis näiteks. Aga mida nende andmetega nagu tehakse? Et näiteks Persona näiteks üldine nagu privaatsuspoliitika lubab nagu sõltuvalt kliendi määratud säilitamisperioodist hoida ID ja selfie andmeid kuni 3 aastat pärast viimast suhtlust. Kui neid ei kustutata varem või seadus ei nõua säilitamist. Persona ütleb, et ta ei müü neid andmeid ega kasuta neid turunduseks või AI mudelite treenimiseks. Vähemalt mitte veel. Pealegi, need andmed, mis on nagu häkitud või lekitatud, neid ei ole juba nii-öelda Persona valduses.
Aga jah, OpenAI ütleb, et persona kustutab, kus siin on jah, et OpenAI ütleb, persona kustutab vanuse kontrolliks esitatud ID või selfie 7 päeva jooksul. Reddit ütleb oma süsteemi puhul 3 päeva. Discordi puhul ütleb ka ID-lahendused, kasutatud dokument ja selfie kustutatakse pärast vanuse kontrolli kinnitamist. Discord personal information leaked. Aga see ongi niisugune väga huvitav küsimus. Et kui nad nagu kustutavad kohe kõik ära, siis miks on tihti igasugused uudised, et kuskil mingid isiklikud andmed lekivad. Mis andmed need saavad olla, kui nad väidavad, et nad kustutavad kõik ära. Aga ma ei taha öelda, et nagu või väita, et kõik ettevõtted koguvad salaja inimeste passi ja ID-kaartide andmeid igaveseks. Probleem on teistsugune. Me loome olukorra, kus inimese ligipääs internetiteenusele hakkab sõltuma sellest, kas ta usaldab uut identiteeditaristut. Ja seda infrastruktuuri ei vali tingimata inimene ise. Selle valib platvorm, sest seadus nõuab platvormilt tulemust. Mõned võivad öelda, aga see on ju ainult 6 senti. Ja siin tulebki mängu teine väga oluline majanduslik efekt. 6 senti või ühe kasutaja kohta võib Metale, Google'ile või Redditile olla täiesti talutav. Aga näiteks väikesi foorumi puhul võib olukord olla hoopis teine. Foorum või siis mingisugune teine ettevõte, kellelt hakatakse nõudma, et nad teeksid vanusekontrolli. Ofcomi 2006. aasta raport ütleb üsna otseselt, et kuigi suurte uuritud teenuste puhul ei paistnud vanusekontrolli otsesed kulud üldiselt ületamatud, võib sama koormus olla väiksematele teenustele ebaproportsionaalselt raske. Mõned Ofcomile vastanud organisatsioonid sidusid neid kulus isegi otsustega Suurbritannia turult lahkuda või Briti kasutajad blokeerida. Ja see on ka üks asi, mis me oleme Euroopas ka täheldanud, et võetakse vastu väga palju seadusi ja piiranguid, mis on nii-öelda talutavad suurtele ettevõtetele, kuid mis nii-öelda muutub väga valulikuks väikestele ettevõtetele. Ja põhimõtteliselt üks põhjus, miks need suured ettevõtted taluvad seda, ongi sellepärast, et niimoodi nad saavad konkurentsi vähendada. Sest mida rohkem piiranguid on uutele väikestele ettevõtetele, et tulla turule, seda parem on suurtele ettevõtetele. Nad saavad nautida oma nii-öelda ainuvalitsemist või monopoolset olukorda. Ofcom leidis ka midagi veel huvitavat, et vanusekontrolli pakkujad kasutavad mahupõhist hinnastamist ning kontrolli keskmine hind võib suure mahu juures langeda. Ehk täpselt nagu paljudes teistes tööstusharudes. Mida suurem sa oled, seda odavam on ühiku hind. Ja nüüd tekib paradoks. Poliitik ütleb, et me reguleerime suuri tehnoloogiaettevõtted, aga regulatsioon võib praktikas muuta suurte tehnoloogiaettevõtted nagu veel tugevamaks. Meta suudab palgata 100 juristi, väike uus sotsiaalmeedia seda ei suuda. Google saab ehitada oma enda vanuse hindamise süsteemi, aga väike foorum peab selle teenuse sisse ostma. YouTube võib kulutada miljonid nii-öelda selle compliance'i peale ja nimetada seda tegevuskuluks. Väikese konkurendi jaoks võib sama nõue otsustada, kas ettevõte üldse saab käivituda. See ei tähenda, et big tech või suured tehnoloogiaettevõtted oleksid nagu seaduse ise kirjutanud, aga see tähendab, et keeruline regulatsioon võib
muutuda turule tuleku tõkkeks. Ja turule tuleku tõke kaitseb tavaliselt neid, kes juba turul on. Sama küsimuse tõstsid üles ka põhimõtteliselt teised nii-öelda regulatsiooni vastased inimesed. Aga Big Techil on veel üks põhjus identifitseerivat interneti väärtustada. Et interneti üks suurimaid probleeme on järjest raske küsimus, et kas konto taga on üldse inimene või on tegu botiga, robotiga, mingi automatiseeritud kontoga, AI või AI kasutatud AI-ga loodud profil või mõned petuskeemid või siis näiteks koordineeritud võrgustikud. No teate küll, et hiinlased teevad sellist asja, et kui sa maksad neile seal $10, siis nad võivad sulle panna 5000 laiki mingi perioodi jooksul. Aga võtta enda reeglid keelavad võltskontod ja identiteedi tahtliku moonutamise ning ettevõtte kulutab juba praegu palju ressursse nii-öelda inaudentsete kontode ja pettuste avastamiseks. Ja tehisintellekti areng muudab selle probleemi veel keerulisemaks. Siin tuleb minu arvates väga oluline majanduslik stiimul mängu. Et kui platvorm suudab tulevikus öelda, et see konto kuulub päris inimesele, siis sellel infol on väärtust. Mitte ainult riigile, vaid ka platvormile endale ja erinevatele ettevõtetele, kes reklaamivad läbi platvormi. Kui mina ostan reklaami, tahan ma, et seda näeksid inimesed, kes võivad minu toodet osta. Ma ei taha maksta selle eest, et minu reklaami vaatab 100 000 mingisugust botti või skripti kusagil serveri farmis. Ja see võib ka olla veel üks põhjus, miks suured ettevõtted toetavadki sotsiaalmeedia identiteedi kontrolli. Seda on raske faktina väita, aga see on veel üks lisapõhjus. Üks on siis see, et saaks konkurente eemaldada, tekitada turutõkke olukord ja teine ka see, et rahustada oma neid reklaamid. Et ärge muretsege, te võite läbi meie sotsiaalmeedia reklaamida, meil on siin kõik inimesed. Kui riigi nõutud süsteem annab platvormile samal ajal parema teadmise sellest, millised kasutajad on tõenäoliselt päris inimesed, siis regulatiivne ja äriline huvi võivad lihtsalt kattuda. Selleks ei ole vaja vandenõu. See on lihtsalt üks stiimulitest. Ja riik saab samuti midagi. Riik saab omakorda süsteemi, kus seaduste täitmine muutub palju lihtsamaks. Jällegi oluline täpsustus. See ei tähenda automaatselt, et persona saadab sinu passi valitsusele. Praegused süsteemid on sageli ehitatud hoopis nii, et platvorm saab ainult vastused üle 18 või alla 18. Euroopa Liidu enda uus vanuse tõendamise lahendus on samuti teadlikult ehitatud nii, et teenusel ei oleks vaja avaldada inimese identiteedi ega isegi täpselt sünnikuupäeva. See on privaatsuse seisukohalt selgelt parem lahendus kui igale veebilehele passikoopia saatmine. Aga institutsionaalselt toimub ikkagi oluline muutus. Internet liigub olukorrast, kus teenus ei pea teadma, kas sa oled, kes sa oled ja kui vana sa oled. Olukorda, kus teatud tegevuse eelduseks muutub usaldusväärne digitaalne tõend. Esialgu on see küll tõend, et jah, olen küll 18-aastane, aga infrastruktuuri mõte ongi selles, et pärast selle ehitamist saab selle peale ehitada uusi teenuseid. Euroopa Komisjoni lahendus ongi kavandatud ühilduma Euroopa digitaalse identiteedi rahakotiga. Jällegi, see ei tähenda, et
homme seotakse sinu YouTube'i kommentaar pangakontoga, aga süsteemi analüüsi seisukohalt on oluline mõista, et identiteedi tõendamine muutub internetist järjest tavalisemaks infrastruktuuriks. Uus vahendaja tähendab uut võimupunkti. On niisugune väga huvitav mõte. Et ja nüüd me jõuamegi nagu aspektini, mida minu arvates praegu üldse ei arutata. Kui seadus muudab mingi vahendaja kohustuslikuks, muutub see vahendaja automaatselt võimupunktiks. Oletame, et veebileht ei saa ilma vanusekontrollita legaalselt töötada. Ta ei taha ehitada kallis süsteemi ise. Ta ostab teenuse sisse. Nüüd sõltub osa tema tegevusest identiteedi teenuse pakkujast. See sarnaneb natukene maksesüsteemidega. Veebilehti ei ole vaja keelata, kui kõik makseettevõtted keelduvad temaga töötamast. Samamoodi rakendust ei ole vaja keelata, kui ükski rakenduste pood seda ei levita. Ettevõtet ei ole vaja otseselt sulgeda, kui kriitilise infrastruktuuri pakkujad keelduvad temaga koostööst. Vanusekontrolli ettevõtted võivad tulevikus muutuda veel üheks selliseks vahekiviks. Ma rõhutan sõna võivad. Mul ei ole tõendeid, et näiteks persona praeguse poliitiliste vaadete alusel klientidele teenust keelaks. Aga see on hüpoteetiline stsenaarium, mis võib tulevikus juhtuda. Sest näiteks meil on ka praegu pankades kõige viimasem näide oligi Nigel Farage'iga. Pangad otsustasid, et ta on personaalkata ja ta on ohtlik poliitiline isik. Eestis on ka ilmselt väga palju selle erinevaid näiteid seoses selle Venemaa olukorraga, kus inimesed järsku leiavad, et opa, neil on mingisugused kahtlased tutvused, kellest nad isegi ei teadnudki. Ja selle tõttu pank ei soovi nendega tegutseda. Aga struktuurne küsimus on täiesti reaalne. Mida rohkem kohustuslikke vahendajaid süsteemi lisame, seda rohkem tekib kohti, kust ligipääsu saab kontrollida. Aga kes siis lõpuks võidab? Et kui panna kogu süsteem kokku, muutub pilt päris huvitavaks. Vanusekontrolli ettevõtted saavad uue turu. Suured platvormid saavad regulatiivse kohustuse, mida nad suudavad väikestest konkurentidest lihtsamini täita. Mahuefekt teeb kontrolli suurtele ettevõtetele odavamaks. Platvormidel võib olla oma majanduslik huvi paremini eristada päriskasutajaid botidest, robotitest. Riik saab paremini jõustatava süsteemi, kus teenused suudavad kasutajad vanuse või muu tunnusjärgi klassifitseerida. Ja poliitik saab öelda, et me kaitseme lapsi. Kõik need huvid võivad eksisteerida korraga ilma ühegi salajase koosoleku. Ja see on minu arvates palju olulisem, kui otsida mingit suurt vandenõu. See süsteemid ei pole alati vandenõu. Piisab sellest, kui erinevate osapoolte huvid hakkavad liikuma ühes suunas. Ja veel üks huvitav küsimus on see, et kes siis selle ees kõik maksab. Sest lõpuks maksab loomulikult kasutaja. Mõnikord otseselt, sagedini kaudselt. Veebileht maksab kontrolliteenuse eest ja paneb selle oma ärikuludesse. Väike ettevõte maksab compliance eest, mõni konkurent ei tule üldse turule. Kasutaja annab ära rohkem informatsiooni või peab vähemalt tõendama enda kohta rohkem omadusi kui varem. Ja ühiskond saab interneti, kus anonüümne osalemine muutub järk-järgult tehniliselt keerulisemaks. Kõige iroonilisem on see, et meile võidakse sama ajal öelda, et see on kõik võitlus Big Techi vastu. Aga kui regulatsiooni täitmiseks on vaja miljoneid kasutajaid, miljoneid kontrolle, kallist infrastruktuuri, juriste, auditit ja spetsiaalseid teenusepakkujaid, siis tasub alati küsida, kellele selline süsteem tegelikult kõige paremini sobib. Kas väikesele sõltumatule veebilehele või ettevõttele, kellel on juba miljard kasutajat, oma AI-süsteemid, juriidiline osakond ja miljardit eurosi käivet. See ei tähenda, et regulatsioon oleks tingimata loodud suurte ettevõtte kaitsmiseks, aga kui tulemus neid kaitseb, on see ikkagi oluline.
Poliitikast tasub alati vaadata mitte ainult kavatsust, vaid ka stiimuleid ja tagajärgi. Ja siin on tagajärg üsna lihtne. Kui valitsused muudavad interneti kasutamiseks järjest rohkem kontrolle kohustuslikuks, siis kasvab terve tööstusharu, mille ülesanne ei ole neid kontrolle läbi viia. Mille ülesanne on neid kontrolle läbi viia. Kontroll ise muutub teenuseks. Teenus muutub äriks, äri muutub infrastruktuuriks. Ja kui infrastruktuur on juba olemas, muutub väga lihtsaks küsida, et miks kasutada seda ainult vanuse kontrollimiseks. Järgmises videos jõuamegi sellest nagu järgmise probleemi. Kui Suurbritannias või Austraalia nõuab, et Ameerika veebileht järgiks nende internetireeglit lihtsalt sellepärast, et nende kodanikud saavad seda veebilehte avada, siis tekib palju suurem küsimus. Kellele internet üldse kuulub? Kas veebilehe koduriigile, kasutajariigile või selle riigile, kelle regulatsioon on kõige rangem? Jätke meelde, lapsed, te väärite seda valitsust, mis teil on.